Halleluja, kiitus sulle, isand Jeesus, kiitus ja austus sulle, isand Jeesus. Jumal on imeline Jumal. Jumal on auline, Jumal on väeline. Halleluja, isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sulle kuulub austus, sulle kuulub ülistus, sulle kuulub kiitus. Isa, meil on privileeg sind tunda, privileeg käia koos sinuga, privileeg olla koos sinuga. Isa, me täname tarkuse eest, me täname võidmise eest, isa, me täname pühavaimu juhtimise eest siin paigas täna ja me anname sulle kogu austuse, kogu kiituse, ülistuse. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Ma mõtlen, kui hädavajalik ja kui tähtis on, nagu ma alguses mainin, evangeeliumi kuulutame, evangeeliumi rääkimine, et me oleksime valguseks siin maa peal. Amen. Ja meil on antud üleloomulik meelevald. Amen. Et siin, kui keegi teab, ma mõtlen, kui kurb tegelikult, kui jube ja kuri on kurat. Ja me peaksime valvama, et me oma elus ei anna maad mitte mingil määral kuradile. Ja siin kõik kuulsid seda kurba autoõnnetust, mis juhtus. Ei ole kuulnud, kus vana Koiolas noor mees sõitis läbi 3 palkseina autoga. Ma isegi eile sõitsime sellest mööda, käime vaatamas, see oli väga jube pilt. Aga mina mõtlen selle juures seda, et kui tähtis on see, et me hoiame Jumalast kinni, me paneme õiged sõnad oma suu, see õiged asju, mida me kuulame kogu aeg. Et seda ei tea, mis seal juhtus, seal väidetakse, et siis oli nagu inimene võttis endalt elu. Sellepärast, et siis nagu, et oli 18-aastane noormees, et tüdruk jättis ta maha. Ja ma kujutan ette, et see olukord võis raske olla. Me ei saa kunagi eirata olukordi asju, millest inimene läbi läheb ja me ei tea tihtipeale, millest inimesed läbi läheb, nagu Kenneth Hagin ütles kunagi, kui Jeesus ütles talle, oleks olnud samas olukorras, poleks pooltki hästi sinuga läinud. See oleks hullemini teinud. Et seda me ei tea, aga mina mõtlen, milline kuradlik pettus, et sul elu on nii raske, tüdruk jättis su maha, elu on läbi. Ja see on raske olukord. Aga kui teete, nüüd ta sõitis läbi seina, me ei tea, kas ta oli päästet või olnud, me ei oska öelda, loodame, et oli, aga tõenäosus on mitte. Ja kui teete, selles raskes olukorras ta avastab ennast veel olemas veel raskemas olukorras. Ja see on olukord, mis mitte kunagi ei lõppe ära. Me võime sellest avarist rääkida, me võime sellest rääkida, miks. See on kurb, see on väga kurb sündmus. Aga kui teete, tal oli raske ja nüüd on tal veel raskem, veel hullem ja nüüd ta on olukorras, kus ta ei saa enam mitte kunagi välja. Ja see on see kuratlik pettus ka meile, kes meie kui Jumala rahvana peame valvama, mida me kuulame, keda me kuulame. Isegi oma usuõdesid vendes peab ettevaatlikud olema, et me ei anna mitte mingisugust maad kuradile. Et me paneme õiged sõnad oma suhu, me kuulame õiget asja, me kuulame elame õiget eluviisi, sest et kurat on salakaval. Ta on kauem olnud siin maa peal kui sina ja mina. Ta on eksisteerinud kauem kui sina ja mina. Ta teab printsiipe, ta teab, kui ta saab meid panna mõtlema ja rääkima valesid asju, ta saab meid alati kätte. Üks põhjus, miks me oleme õppinud usust, usutunnistusest, usus rääkimisest. Amen. Ja see ongi see, et mõnikord mõtleme, et me olukord on raske, me olukord on keeruline. Koos Jumalaga ei ole mitte midagi võimatut. Ja me oleme siin vaadanud usust teemalt päris pikalt ja ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale. Amen. Järelikult me peame, üks osa meie elust, meil peab olema, me kasvame usus. Amen. Usk peab olema tugevalt arengu sees kasvamas. Amen. Ja usk tuleb kust kohast? Kuultu ja see kuultu peab tulema Kristusena kaudu. Amen. Ja me jäime pooleli Jumala sõnast. Aga vaata, üks asi on ka see, kas mul see kirja koht on sinna välja toodud? Me oleme vaata Markus 9.23 need kirjakohad, aga see Rooma kirjas on see, et ma räägin, mille pärast oli Korintuse kirjas oli see. Ma räägin, mille pärast. Ma usun, see pärast ma olen rääkinud või selle pärast ma räägin. Me tegelikult me räägime neid sõnu, mida me usume. Kui sa oled piisavalt kaua koos kellegiga ja sa kuulad ta sõnu, siis sa tead täpselt, millega ta on osaduses olnud, sest
sõnad lähtuvad meie seest, meie südamest. Jeesus ütles, et südames tagavarast iga inimene toob esile midagi. Ja see ongi see, et ma usun, seepärast ma olen rääkinud. Mida meie usume, seda me ka välja räägime oma suust. Ja tegelikult iga inimese tõeline usk tuleb välja, mis ta sees on, kui suure surve all ta on. Amen. Nii see on. Aga isegi selles ühiskonnas, kus meie elame, on tegelikult, me oleme heaolu ühiskonnas. Meil on, kas me saaksime, inimesed saavad siin ilma Jumalat hakkama, saavad hakkama ilma Jumalat siin ühiskonnas. Ja üle maailma saavad hakkama. Aga rasketes olukorras inimesed teevad mida? Nad ikkagi otsivad abi kuskilt kõrgemalt. Meie, kes oleme targad, peaksime kogu aeg seda abi otsima või kogu aeg seal olema. Amen. Ja kasvatama oma usku, mitte ootama selle päevani, kui kurat ründab, mis nüüd saab. Nüüd on aeg hakata tunnistama, et siis on natukene hiljem, parem hiljem, kui mitte kunagi öeldakse, aga kuidete, kui me oleme treeninud, harjuta ennast kogu aeg. Igal ajal, igal ajastul. Õiged sõnad, õiged mõtted kogu aeg. Ja kui kurat üritab tulla, me oleme igada rünnaku jaoks valmis. Amen. Ja me läheme edasi ja vaatame. Üks on sõna rääkija ja on sõna tegija. Me peame rääkima välja sõnu, aga me peame ka sõna tegema, sest usk ilma milleta tegudeta on milline? Surnud, tõhutu. Amen. Järelikult, mõni mõtleb, et mul on usk. Mõni ütleb, et mul on usk, mul on teod. See kõik töötab koos. Oled sa teinud, oled sa teinud kooki? Oled teinud kooki? Oled sa koogitainest teinud? Oled sa kunagi unustanud midagi panna sinna? Ikka juhtub, on ju. Oled sa unustanud muna panna sinna sisse? Ei ole. Mina olen. Tainas nägi välja nagu tainas. Ja ilus tainas nägi välja, nagu ikka. Ja siis ma hakkasin, see nii kaua, kui ma ei saanud mitte midagi aru, kui ma panin ta panni peale. Ja mina aru ei saa, miks kook koos ei püsi, miks ma teda ümber keerata saa, miks ta ära laguneb mul. Ja siis ma avastasin, muna polnud pandud. Muna on sideaine, mis seob selle taina kuidagi kokku, ma ei tea, ei oska öelda. Üks komponent jäi puudu, samamoodi usu puhul, et mõni ütleb, et ma usun Jumala sõna, väga tore, kurjad vaimud usuvad ka. Näiteks mõni ütleb, ma usun Jumalasse, kurjad vaimud ka usuvad Jumalasse ja värisavad, kardavad, sa teed hästi, Piibel ütleb. Aga sellest lihtsalt piisab. Ei piisa. Mõni ütleb, et ühte teist, mõni räägib kogu aeg. Väga tore, hea. Nüüd rääkimise taha on ka vaja teod panna. Amen. See kõik, et täielikult töötab, peab olema kõik asjad koos. Amen. Aga ja üks huvitav asi, et paljud inimesed ütlevad, nad usuvad Jumala sõna esimese Moosese raamatut kui inimeste raamatuni. Aga nad ei ole sõna tegijad. Kui palju ma usun igat sõna Piiblis, mis seal kirjas on. Absoluutselt iga sõna. Aga kahjuks nad ei ole sõna tegijad. Nad on sõna rääkijad. Amen. Kui palju usuvad 10 maksmisse? See on lihtne näide. On. Piibel ütleb, 10 maksa 10, tooge kogu tõsta lõiv. Kui sa ei maksa 10, mida sa teed? Piibel ütleb, et sa petad Jumalat. On ju nii? Kes usub, et 10 maksmine toob õnnistuse? Amen. Miks? Piibel räägib, sõna räägib seda. Aga nüüd, kui sa usud seda, me toon lihtsalt näite, me oleme siin 10 maksjad, toon lihtsalt näite, nüüd tegu on mis asi? Ma maksan 10, sest ma usun. Ma panen teod oma usu taha. Amen. Ja nüüd see saab täiuslikuks ja nüüd see on see koht, kus Jumal saab avada sinu kohal mis asjad? Taeva luugid, kallata õnnistus küllastusena, ta saab öelda rohu tirtsudele, ta ei tuleks hävitaks su põllu vilja ja su viinavud väljale ei jää viljatumaks. Ütleb ägede Jehova. Ja seda õnnistust näevad rahvad sinu peal ja kiidavad sind milliseks? Õnnistatuks. Nüüd saab sõna tööle. Amen. Me võime rääkida, ma usun 10, 10 maksmine tuleb õnnistus, 10 maksmine me räägime välja, nüüd on vaja panna tegu selle taha. Amen. Aga sõna rääkijad ainult nõustuvad mõttes, et Jumala sõna on tõde.
Aga paraku sõna rääkidele sõna ei tee neile midagi head ega kasu, sest nad ei tee Jumala sõna, sest nad tihtipeale ei tee selle sõna järgi, mis seal ütleb, ja see ei tooda neile õnnistusi ja hüvesid. Ja nad ei võta seda usu läbi omaks. Amen. Meil tuleb teha midagi ja kui tegu näitab, et ma usun sellesse. Amen. Ja usk omastab selle, mida Jumal on oma sõnas juba lubanud. Jumala sõna omaks võtmine on selle järgi tegutsemine. Sa teed seda, mida ütleb Piibel. Piibel ütleb mida näiteks? Õpetussõnad 3.5 ütleb mida? Looda issanda peale, kuidas? Kõigest oma südamest ja ära toetu oma enese, millele? Mõistusele. Looda kelle peale kogu südamest? Jumala peale, ära toetu. Ja ainukene viis issandat usaldada on usaldada tema sõna. Amen, sest tema sõna ja Jumal on üks. Ja see ongi üks põhjus, miks tuleb aega veeta sõnad. Ma ütlen, ma vaatasin Kenneth Coplandi saadet, ta on praegu 86 aastat vana umbes. Ja ta oli hiljuti saade. Ja ma olen vaatanud varasemat saateid, kui ta noor oli. Ja tead, mis on hämmastab tema puhul? Ta on ikka sama põnevalt sõnast. Ta on ikka elevil. Ta on ikka, kui nad räägivad sõna, nad arutavad sõna, nad on... See on see põnevus, mis neis on. Nad räägivad seda Heebra 11.1, aga usk tuleb kuulda. Kuidas mida rohkem ma kuulen Jumala sõna, seda suurem on minu usk. Nad räägivad Heebra 11.1, aga usk on kindel usaldus. Vau, mida rohkem ma usaldan, mida rohkem on. Nad on põnevil sellest. See ei ole mitte midagi uut nende jaoks, ma kujutan ette. Nad on seda juba 30-40 aastat lugenud ja kuulanud, veel rohkemgi. Aga see ongi see, milline põnevus meil on järjepidev Jumala asjade järgi. Amen. See tegelikult toodab tulemust. Paljud ütlevad, ma tean, et Piibel ütleb, ma tean, et Piibel ütleb, ma tean, et Piibel ütleb, ma tean, et see on kirjas, ma tean, aga tegelikkus on see, kas me teeme selle järgi, mida me teame. Amen. Sa võid teada, mida iganes, aga sul ei pruugi sellest mitte mingit kasu olla, kui sa ei tee selle järgi. On ju nii? Kui sul on põllulapp, sa tead, kuidas saada maasikat, sa tead, kuidas saada kartulit, sa tead, mida iganes, aga kui sa ei tegutse, sa ei tee, siis ei ole sellest põllulapist sulle ju mingit kasu. Sama on Jumala sõna, kui me ei tee selle järele, see ei ole kasulik meile. Et ma ei tea ühtegi kristlast veel, kes ei usuks Jumala sõna. Ja ütlevad, ma usun igat sõna, mis seal kirjas on. Aga sa vaatad, me ei näe tihtipeale tulemusi. Ongi põhjus on see, lihtsalt, et sa usud Jumala sõna tõde, sellest ei piisa, tuleb ka hakata tegutsema selle järgi. Amen. Ja rääkima seda sõna. Amen. Ja ainuke viis issandat usaldada on usaldada tema sõna. Ja sa ei saa usaldada issandat ilma tema sõna usaldamata. See miks, sest Jumal tema sõna on üks. Täpselt samamoodi nagu sina ja sinu sõna olete üks. Nõnda aga Jumal ja Jumala sõna üks. Ja kui sinu sõna ei ole hea, siis paraku ei ole sina hea. On ju nii? Kui sa kogu aeg räägid, kirud, räägid halba, sõimad, karjud, mis arvad, mis tagajärg on? Oled sa kuulnud, see on nii õel inimene või see on nii halb inimene? Miks me teeme selle järelduse? Seal peavad olema mingid teod, seal peavad olema mingid sõnad, mis on välja öeldud. On ju nii? Muidu sa ei teaks seda. Näiteks, kui siia tuleb täiesti võhivõõras, inimene pole kunagi näinud, me ei tea, kes ta on, me isegi tea ta nime. Ja nüüd me oleme temaga koos mõnda aega, me hakkame tegema vaikseid siis järeldusi, saame teada, kes ta on. Vastavalt, mida ta hakkab suust välja ütlema, kuidas ta hakkab käituma. Koolis õpetajad, mäletad õpetajad olid? Mõne õpetaja tuli nii, me siin üks päev just arutasime õpetajatest, et või isegi täna hommikul vist arutasime seda natukene õpetajatest. Mõne õpetaja on siuke, oi nii tore, nii kena, ta on nii hea õpetaja. Ma räägin ise Helmes, kui ma käisin kunagi. Kõik õpetajatega, me olime vabad kõik, aga kui me läksime kompaini õpetaja juurde. Kõik see poistekamp istus sirgelt, seljad püsti, pilk otse suunatud ja mitte keegi ei julgenud ühtegi sõna öelda. Sest sa teadsid, kui sa midagi ütled, see õpetaja ei mõistnud suga nalja. Sa õppisid teda tundma, sest esimest korda me tundi läksime. Me läksime nii nagu igasse teise tundi.
noored poisid lobisevad ja selle esimest ja viimast korda, kui tunnis lobisesime. Siis me õppisime teda tundma, et tema tunnis mitte keegi ei räägi. Samamoodi me õpime Jumalat tundma läbi tema sõna. Ja läbi tema sõna on see, mis töötab meie elus ja Jumal paneb tööle. Kas ta ei ole öelnud, et nagu vihmalumi tulevad taevast alla, nõnda on ka tema sõna, mis lähtub tema suust. See ei tule tagasi tühjalt, vaid see teeb seda, mida me läkitame välja. Kas me paneme Jumala sõnad enda suhu või me räägime oma sõnu? Sest sõnadest saab igale ühele küllalt. Oled sa lugenud Piiblist? Surmeelu on kus kohas? Keele võimuses, igaüks saab seda, mida ta armastab. Ja vaata, kõige kurvem on selle juures, tead, üks asi on kurvem on see, tänapäeval, mis ma olen tähele pannud. Mõni maksab 6 aega 10, midagi ei juhtud. Mõni räägib mõne halva sõna suust välja, midagi ei juhtud. Ja nad jätkavad tegevust, kuni ühel päeval see kannab vilja. Sest mina mäletan, mõni mõtleb, et ma ei võta Jumalat tõsiselt ja mul pole aega Jumala asjadeks. Ka mina olen sellest läbi läinud oma elus, kus ma eemaldusin Jumalast. Ja ma läksin samm nii kaugel ja ei juhtunud üleöö mitte midagi. Ja isegi ma sain teatud maani minna eemale, kui ühel päeval Jumal arreteeris ja ma teadsin ja elu läks järjest kehvemaks, ma ei saanud aru. Miks? Sest ma läksin, eemaldusin Jumalast, tema sõnast ja jõudsin kohta, kus ma ei võtnud enam piiblitki lahti. Ma jõudsin kohta, kus Jumala sõna ei olnud minu jaoks, ma tean seda. Kui ühel päeval ma mäletan, ma istusin voodiserval. Igal ühel on omad kogemused, ma olen kuulnud erinevaid kogemusi, kus Jumal ma istusin, ma mäletan, ma istusin voodiserval ja ma tean enda see, et Jumal, sul on valik. Kas sa tuled tagasi, parandad meelt või sa tuled ära. Ma tegin muidugi valiku parandada meelt ja ütlesin, Jumal, ma ei taha küll praegu tulla kuhugi ära. Ja isegi ma ei oleks kindel olnud, kas ma lähen taeva või mitte, sest mina ei ole seda usku, et ükskord päästad, igavesti päästad, sest Piibel ütleb, hoia kinni oma päästed kartuse värinaga. Aga ma tean, et Jumal on piisavalt armuline ja keegi ütles, et see on luges päästval too päästepalve või see või too. Ma tean ühte asja või 3 asja teha. Kui me läheme taevasse ja me sinna sisse jõuame, me saame imestama või mõtlema 3 asja. Me imestame ja mõtleme, oi, need inimesed on siin. Siis me saame imestada, et neid inimesi polegi siin. Ja 3, me oleme ülitänulik, et me oleme seal. Nii lihtne see ongi. Amen. Aga kui Piibel ütleb ja me teame Jumala sõna, me peame selle järgi ka tegutsema tegema. Ja kui Jumala sõna ei ole hea, siis ei ole ju ka tema hea. On ju nii? Aga kas Jumala sõna on hea? Absoluutselt. Aga tänu Jumalat tema sõna on hea ja ta valvab oma sõna, et see läheks täide. Jeremia 1.12 ütleb meile nii. Siis ütles Issand mulle, sa oled hästi näinud, sest ma kiirustan oma sõnaga, et see täide läheks. Sa oled õieti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema, ütleb eestikeelne piiblis, mul oli ingliskeelne tõlge siin. Aga mis ta ütleb, et sa oled õieti näinud, sest ma olen valvas või kiire oma sõna. Jumal teeb oma sõna, mida? Kiiresti teoks. Amen. Halleluja, kas pole imeline? Ja kui me võtame sõna vastu, kui me ei võta sõna vastu, ei usu ega tunnista seda, siis pole Jumalal midagi võtta, mis sinu elus head teeks. Kui me ei võta sõna vastu, me ei räägi seda sõna välja, me ei tee selle sõna järgi, siis Jumalal pole mitte mingit materjali võtta sinu elus või meie elus, et seda midagi teha. On ju nii? Kui sa tahad maja ehitada või midagi teha, kooki teha, on sul vaja mida? Mingid ained, mingid materjali. On ju nii? Jumalal on vaja ained ja materjali, et sind vormida. On ju nii? Ja me oleme oma suusõnade vili. Amen. Meie elus on see, mida me suust välja räägime. Amen. Sest miks? Sest surme elu on kus kohas? Keele võimus, me kõik teame seda. Ja Piibel ütleb isegi, Jeesus ütles, oli Jeesus üks kirjakoht, mul ei ole see toodud, tuli meelde, me anname vastust Jumalale mille eest. Igast üksikust sõnast, mida me oleme suust välja öelnud. Kujuta ette, kas on kirjakoht Piiblis olemas?
Kas on Uues Testamendis olemas? Jah, see on Piiblis ja Uues Testamendis. Järelikult me peame valvama, mida me räägime. Aga Piibel samas ütleb ka, Jumal, aita mulle panna, mis asi? Valvur mu suhu. Amen. Halleluja. Aga Jumal tahab oma sõna sinu elus heaks teha või teeks heaks või õnnistada sind. Ja Jumal tahab, et sul oleks see, mida tema sõna lubab sulle. Aga kui me ei tegutse tema sõna järgi, siis pole tal midagi, mis sinu elus head teeks. Kui me ei tee tema sõna järgi, sest Jumal tema sõna on üks, on ju nii? Ta ei lähe mööda kunagi oma sõnast. Kui me paneme selle teole, siis tal on võtta seda savi, tal on võtta seda materjali, tal on midagi võtta, et seda teha. Samamoodi lihtsalt näited on 10. puhul, on ju. See on Malaakia kirjas, ta ütleb, mina Jumal ei muuda ennast, te olete mind petnud 10 asjadega, aga tooge kogu 10 minu vara eita. Me oleme lugenud, me usume, teeme, nüüd me toome, ütleme, et Jumal, ma olen 10 maksa, ma olen toonud 10, ma maksan. Nüüd Jumal on võtta materjali, mis materjali? Et avada taevaluugid sinu kohal, kallata sulle õnnistust küllastuseni, tal on materjali võtta, sest tal on leping, tal on sõna, ütled, nüüd ma olen kohustatud, ütlema rohutirtsul, et ei tuleks ja hävitaks sinu põlluvilja. Mul on kohustatud valvama, et sinu viinapuud väljal ei oleks viljatumad. Kas pole nii? On ju? Ja see ongi see, et me anname Jumalale materjali, mida ta tahaks töötada, teha meil. Jeesus on ju meie tunnistuse, kes Hebra kirja ütleb? Ülempreester. Kes oli ülempreester? Ülempreester võttis midagi ja viis Jumala ette ja Jumal võttis selle vastu, on ju? Ja nüüd, mida meie, kui tema meie rääkimise, ülempreester, ta võtab meie sõnad ja viib Jumala ette. Ja no ma usun, et ta seal eeskoost ütleb, et Jumal, kuule, ole armuline, aita neid. Aga kui me piisavalt palju räägime ja piisavalt palju teeme ja piisavalt kaugele läheme, sest Jumal õnnistab nii palju, kui ta saab, aga tuleb moment, kus ta ei saa enam teha, sest see reeglid ja seadused alati töötavad. Oled sa tähele pannud, et maa külgetõmbejõud töötab alati? Ükskõik, kes sa oled, mis sa oled, oled sa tähele pannud, mida kõrgele me hüppad, seda valusamini kukud. Aineli. Samamoodi on Jumala sõnaga või oma sõnadega, mida me suust välja räägime, mida rohkem me räägime, me hakkame ka kandma seda vilja. Amen. Aga Jumal tahab vormida, anname Jumalale töö, anname talle tema sõna oma elu läbi. Ma olen rõõmus, ma olen jõukas, ma olen terve, ma olen julge, ma olen hea, ma olen täis armastust. Miks? Sest Jumala armastus on minu südamesse valatud püha vaimu läbi. Amen. Ja kui me usaldame sõna kogu südamest ja lõpetame inimliku arutluskäigu või siis selle mõttemaailma inimliku, kuidas see öeldakse, ikka selle inimliku viisi. Kui me võtame Jumala sõna, usaldame täielikult seda ja loobume inimlikkusest või sellest maisest olemusest, siis toetumine selle peale ja inimestelt siis abi otsimise, siis on meil teod, mis vastavad Jumala liiki usule. Kui me usaldame 100% Jumala sõna ja loobume inimlikkusest, siis on meie teod vastavalt usule. Amen. Ja see on see koht, kus meie sõnad või teod lähevad kooskõlla meie tunnistuse, kui me räägime, kui me paneme kogu usu Jumala sõnale ja võtame usu ära inimeste sõnalt ja loobume sellest. On see arusaadav? Amen. Ja paljudel kahjuks on see lõppimise kaua aega võtnud. Miks? Ja mõne võtab veel rohkem aega. Lihtne on see, et meie meeled on uuendamata ja me elame meelde või siis mõtte maailmas selles sfääris kogu aeg. Aga Piibel ütleb, uuendage oma meeled millega? Jumala sõnaga uurides, mis on Jumala milline hea meelepärane täielik tahtmine. Amen. Ja me peame valvama, mida räägime suust välja. Kahtlust ja ebaõnnestumist rääkimine toob alati lüüa saamise. Negatiivse rääkimine toob alati meie ellu lüüa saamine.
ja kahtluste, ebaõnnestumiste ja nõrkuse rääkimine toob meie vaimule alati segaduse. Sest me oleme uued loodud, me oleme Jumala sarnaseks loodud. Meie vaim tahab alati kontakti saada Jumalaga. Ja kui me räägime kahtlusi, sõnu, siis meie vaim on tegelikult segaduses. Miks on juhtunud? Oled sa kuulnud? On vaim, hing ja ihu. Oled sa kuulnud? Oled sa kuulnud Piiblist lugenud alati kirjas, vaim ja ihu on sõjas omavahel kogu aeg. On ju nii? Vaim ihu vastu, ihu vaimu vastu, kogu aeg sõdivad. Nüüd on see hing, on see keskmine pool. See on siis meie emotsioonid, tunded, mõtted. Ja see on see, mis Jumal ütleb, uuenda oma meeled, uuenda oma hing minu sõnaga. Sest see, mida sa mõtled, see, mida sa oled, vastavalt selle poolele sa hoiad, kas siis ihu poolele või sa hoiad vaimu poolele. Ja siis on alati 2 ühe vastu. Aga kui me räägime kogu aeg negatiivsust, räägime välja, siis meie vaim tahab haarata Jumalast kinni ja seal on konflikti inimeste sees tegelikult, uuesti kristlaste sees. Me peame oma vaimu hoidma, kaitsma ja saama hinge alati üle vaimu poolele. Amen. Kahtluste ja nõrkuste rääkimine toob meie vaimule alati segaduse. Ja me peame õppima, tegutsema tema sõna järgi. Ja me peame õppima Jumalale lähenema tema tingimustel, vastavalt tema sõnale. Amen. Me peame alistuma oma elud tema tingimustele. Amen. Inimesed tihti tahavad, et mina teenin Jumalat niimoodi. Me peame leidma Piiblist, mis Jumalale meeldib. Ja kuidas me saame seda kõike teha. Alati käib asi Jumala tingimuste järele. Ma tahaksin lugeda ühte loo. See on natukene pikk lugu, aga see on mul välja võetud Kenneth Hagin ühest raamatust. On see, kuidas Kenneth Hagin siis räägib, ma loen ette selle loo, mul täitsa endale see meeldib. Palju aastaid tagasi haigevoodis olles, enne kui ma neid tõdesid Jumala sõnast nägin, ei teadnud ma, et ma võin terveks saada. Mõnda aega oli ma vaimses seisundis, kus ma tõesti süüdistasin Jumalat. Ma ütlesin Issandale, Issand, sa tead, et sa oled olnud teiste vastu parem kui minu vastu. Näiteks on Owen, kellega ma alustasin esimeses klassis, käisin koos temaga esimeses klassis, ta elas meie maja lähedal. Ma olen nüüd päästetud, aga kui ma olin patune, ei olnud ma kunagi nii kuri kui tema. Tema pole kunagi haige olnud, samas kui mina olen kogu oma elu südamehaiguse käes kannatanud. Siis ma ütlesin Issandale ja ma pole kunagi suutnud joosta ja mängida ja teha asju, mida teised poisid teevad. Siis 15-aastasena olen ma täiesti voodi haige. Owen pole minust vanem. Ma tean täpselt, kus ta on. Ta seisab ilmselt kesklinnas apteegi ees. Tema taskus on ilmselt raha täis. Tal on head riided ja hea tervis. Ma jätkasin, Issand, mul pole raha ja mul pole head tervist. Owen sai oma raha ilmselt hasartmängude või inimeste petmisega. Siin ma suren ja mul pole midagi. Samal ajal, kui tema jääb elama ja tal on kõik. Ma pole kunagi nii kuri olnud kui tema. Ma lihtsalt ei tunne, et see kõik on õige. Mul on nii kahju endast. Või ma tunnen, vanaema püüdis mind rahustada, tundes mulle kaasa. See polnud õige asi, sest see tegi asja ainult hullemaks. Mul oli edasi veelgi rohkem kahju. Nutsin veelgi kõvemini, ärritusin Jumala peale veelgi rohkem. Ta vaatab selle siis loomulikku olukorda. Mina ei ole kunagi kuri olnud, mina olen see, Jumal, miks minuga see kõik juhtub, see on minu sama vana, ta on 15, ma pole elus nii kuri olnud, ta õitseb ja kõik on, ja see on see, kui inimesed tihtipeale jõuavad, nad vaatavad olukordi enda ümber, mida tema tegi. Siis ma ütlen Issandale, meie taga elab veel üks poiss, ta on suur ja lihaseline ja tüse. Ta on selline tüüp, kes võtab teistelt poistelt tüdruksõbrad ära, see poiss nägi nii mehelik välja. Siis ma olen teovõimeline ja siin ma olen haige ja mu süda ei löö õigesti. Sellel poisil on isegi auto, seal on kõige uuem auto. Ta sai selle, sest ta on sissemurdja, ta ei tööta, ta on varas. Võimud pole teda veel kätte saanud, ma pole ka nii kuri kunagi olnud nagu tema. Issand,
paistab, et sa oled tema vastu olnud parem kui minu vastu ja ma pean siin olema ja surema. Mul oli endast nii kahju, haletsesin ennast nii väga ja ma nutsin veelgi rohkem. Vanaema ema tundsid mulle kordamööda kaasa, ma lamasin seal poolsurnuna ja ma ei rääkinud isegi Jumalaga. Ma ei rääkinud isegi temaga. Lõpuks umbes kell 6 ühel õhtul tuli ema uuesti sisse ja ma küsisin temalt, kas see aitaks, kui ma lihtsalt tahaksin terveks saada. Ta ütles, et tervenemise soov on umbes pool võitu. Ma ütlesin talle, et mul on pool võitu, sest ma kindlasti tahan terveks saada. Siis otsustasin ma midagi ette võtta lahingu teise poolega. Kui ette tuleb läbi ja selles olukorras ta teeb otsuse, ma teen midagi selle teise poolega. Pool võitu on olemas tahe. Amen. Meil kõigil on olemas tahe, on ju nii. Tahe Jumalat teenida, tahe sõna uurida, tahe see. Nüüd on vaja ka siis uurida ja teha seda. Ja ta tegi otsuse, ma võtan midagi siis selle teise poolega. See otsustasin, et midagi ette võtta lahingus teise poolega, teadsin, et see on minu ja Jumala vaheline asi. Otsustasin, et peaksin temaga läbirääkimistel asuma. Hakkasin palvetama, aga ta ei kuulnud mind. Teisisõnu ma ei lootnud seda sidet, sest ma ei lähenenud temale, tema tingimustel. Vastavalt tema sõnale, esmalt pidin ma meelt parandama. See esimene samm, et Jumalaga üldse kontakti saada, ma pidin meelt parandama. Ka meie puhul on see, et tihtipeale, kui sa tunned, et kontakti ei ole, midagi ei ole, istu maha, vaata, kas mul on vaja kuskil meelt parandada, muuta midagi. Siis hakkasin nägema, mis veel valesti oli. Olin issandale mõned kuud varem pärast päästmist lubanud, et ma ei kahtle milleski, mida tema sõnast loen. Võtsin piibli kätte, hakkasin Uut Testamenti lugema. Olin talle öelnud, et rakendanud loetud ellu ja olen sõna tegija. Oled sa Jumala selle tõotus andnud, et Jumal, ma võtan su sõna kätte, ma loen su sõna, ma kuulan su sõna ja ma hakkan tegema su sõna järgi. Võib-olla Jumala ootab, et sa täidaksid oma lubadust. Kui sa tunned, et midagi ei toimu, midagi on valesti kuskil on või isegi sõna on pimedaks jäänud sulle või enam ei avald või midagi on niisugust, võib-olla ongi täpselt see, et Jumal on sulle midagi näidanud, Jumal on sind sa oled kuhugi välja jõudnud, aga sa pole seda rakendanud. Amen. Alustasin Mattuse evangeeliumist ja lugesin Mattuse 6. peatüki, jõudsin 6. peatüki lõppu ja komistasin, sest olin Jumala lubanud, et ma ei kahtle kunagi milleski, mida tema sõnas loen. Aga kui jõudsin Mattuse 6, 25-23 juurde, nägin, et pean muretsemise lõpetama. Ja siis see ütleb, ja võid siis panna, see on mul olemas. Mattuse 6, 25-34 ütleb, sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidust ja ihu enam kui riided. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse. Teie taevane isa toidab teid, eks te ole palju enam kui nemad. Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusel ühe küünra jätkata? Ja miks muretsete riietuse pärast, pange tähele lilli väljal? Kuidas nad kasvavad, nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, Saalomingi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Ja kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teie nõdra usulised. Ärge siis olge mures küsides, mida sööme või mida joome või millega riietume. Seda kõike taotavad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigus, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge olge siis mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest, igale päevale saab küllalt oma vaevast. 34 salm ütleb, ärge siis muretsege, mille pärast? Homse pärast. Igale päeval piisab tema kurjusest. Ja kui me vaatame Filippuse 4.6, kus öeldakse, ärge muretsete mitte millegi pärast. Laiendatud tõlge ütleb, ärge muretsege mitte millegi pärast. Mille pärast me võime muretseda? Mitte millegi pärast. Ja see ütles, et vaata, ta oli andnud Jumalale lubaduse, kui ma kuulan sõna, ma teen selle järgi ja rakendan.
Ta jõudis sinna ja komistas. Miks? Me loeme edasi seda lugu. Olin lubanud loetud harjutada, aga seal ma siis olin suremas ja kurtsin ning muretsesin end peaaegu surnuks. Ma olin Jumalale lubanud, ma ei muretse midagi, aga näed, seal ma lesin ja ma olin muretsemas ennast surnuks. Mu vanaema ja ema olid muretsemise maailma meistrid ja nad olid alateadlikult õpetanud mind muretsema. Ma ei usu, et keegi on kunagi muretsenud rohkem kui mina, isegi mitte lapsena. Ta ütles, et muretsemine oli minu. Mõni ütleb praegu siin, ma ei muretse üldse. Meil kõigil on midagi, millega on vaja tegeleda. On ju nii? Ja Jumal ütleb, ära muretse mitte millegi pärast. On ju? Mõnel on mis iganes, meil kõigil on midagi. On ju nii? Ja siin ta räägib edasi. Kas teadsite, et muretsemine on patt? Ja et see takistab teie usku. Tead, et muretsemine on mis asi? Patt. Ja see absoluutselt takistab usku. Jumal ei taha, et me muretseksime. Ta tahab, et me oleksime murest vabad. Ta ei taha, et me seoks mingisugune harjumus. Ja siin Kenneth räägib siis edasi oma loost. Muretsemine oli kõige raskem patt, millest ma kunagi loobusin. Kas teadsid, et Jumala sõna eiramine on patt? Muretsemine on sõna eiramine. Muretsemine on palju hullem harjumus kui tubakaharjumus. Samamoodi jonnimine on hullem harjumus kui alkoholiharjumus. Vastuhakkamine Jumala sõnale on hullem kui mis iganes. Seda kirjeldab väga hästi. Tubakas tapab teid pooleldi, aga muretsemine tapab teid täielikult. Tubakat tarbib inimene elades vaid pooleldi elus. Ta ei tunne midagi, mingit maitse, sest tal on suus see kohutav tubaka maitse, tema maitsemeeled on tuhmid. Ja ta ei tunne mingit lõhna, sest ta ise haiseb nii kohutavalt. Ja kui ta tunneks seda lõhna ise, lõpetatakse selle vastiku tubaka tarvitamise kiiresti. Ja tubaka tarvitajad ei naudi elu täiel rinnalt, sest ta elab läbi elu umbes pooleldi surnuna. Arstid ise tunnistavad seda, aga arstid ütlevad teile ka, et muretsemine tapab teid kiiresti. On ju nii? Oled sa kogenud, et suitsetajad haisevad jubedalt? Oled sa olnud suitsetaja juures haiseb jubedalt? On ju nii? Aga ise suitsetaja ei saa sellest aru. Halleluja. Ma loen selle loo, et päris pikk lugu. Kui kord olin voodihaige, tuli arst minu majja ja rääkis minuga umbes 45 minutit. Ta küsis, kas mõni teine arst, kes minu juhtumiga tegeles, oli mulle kunagi öelnud, mis mul viga on. Ja ma vastasin, et ei ole. Ta ütles, et usub inimestele täpselt ütlemine, mis neil viga on, ja ta kavatseb mulle seda öelda. Ta võttis välja selle notebooki, see on siis märkmiku, ja kirjutas sellele 7 meditsiiniterminit. See oli 1933. aastal. Ta ütles, et sel ajal oli meditsiiniteaduses teada 7 tõsist orgaanilist südameprobleemi ja et neist 7 oli 7 oli niisugust südame ravimata haigust ja neist 7 oli 2 oli mul siis nendest haigustest, ravimatust haigust. See arst jätkas öeldes mulle, et ma sündisin sellisena, ta ütles, et mul on deformeerunud süda ja et mul on deformeerunud ka kogu rindkere. Mu veri oli kahvatu vesine. Ta ütles, et mu valged verelibred hävitavad punaseid verelibreid kiiremini, kui punaseid verelibreid saab taastada. Mu keha oli peaaegu täielikult halvatud. Ma sain oma käsi natuke kasutada. See arst ütles, et minu heaks ei saa midagi teha ja et ma peaksin olema valmis minema. Ta käskis mul mitte millegi pärast muretseda ja mitte mingil moel vihastuda ega erutuda. Ta ütles näiteks, et kui tänaval midagi põnevat juhtub, siis ma ei tohiks aknast välja vaadata, mis toimub, sest ma võin liiga siis erutuda ja surra. See arst jätkas öeldes, et muretsemine võib inimese tappa. Ma arvan, et ta suutis märgata, et mu emal ja vanamal olid muretsejad ja et ma muretsesin, sest ma ei teadnud täpselt, mis minuga viga on. Kui ta lahkus pärast seda, kui oli mulle öelnud, et ma ei muretseks,
hakkas Jumal minuga tegelema minu muretsemise patu pärast. Ma hakkasin sellest veendumusele jõudma. Ja nüüd ta ütleb, et ma ütlen inimestele, ma parem ropendaksin, kui muretseksin. Aga mõlemad on muidugi patud ja me ei tohiks kumbagi teha. Ja siis ütleb, umbes kell 6 õhtul ütlesin lõpuks issandale, et ma ei murets enam. Ma ütlesin talle, et ma praktiseerin seda, mida tema sõnas loen, kui püha kirjas, mida on Uues Testamendis, kuna püha kirjas, mis on Uues Testamendis Matteuse 6. peatükis, lugesin, oli mulle valgus olnud. Aga pärast seda, kui ma sain Matteuse 6. peatükis ilmutuse muretsemise kohta, aga ma ei kuuletunud sellele, muutus Jumala sõna jälle pimedaks, Jumala sõna järgi tuli tegutseda. See on põhjus, miks tihtipeale inimesed loevad ja see ei ole nende elav, nad ei taha tegutseda selle järgi. Eriti kui ma öelnud, Jumal, ma teen sinu sõna järgi. Ja Jumal avaldab valguse, et sul on see probleem ja me ei taha tegeleda oma probleemidega. Meil tuleb võtta kätte, meil kõigil on vaja kogu aeg millegiga tegeleda. Amen. Ja kui Jumal ütleb, et Jumal aita mind tegeleda sellega, ta annab sulle mõned kirjakohad selle jaoks, mida ta ootab. Me võtaksime need kirjakohad ja paneksime need praktikasse ja teeksime selle järele, et see muudaks meie elusid, me tuleksime võitjana välja igast olukorrast. Amen. Ja tihtipeale ongi see, et miks me ei saavuta midagi, meile ei meeldi või me ei taha teha sõna järgi, mis seal kirjas on. Nii. Ja kahjuks on paljudel inimestel Jumala sõna pime või nad ei näe, sest nad ei käi selle valguses, mis neil juba on. Aga kui sa läheksid tagasi ja hakkaks valgust käima, saad Jumala sõna sulle valguseks. Sel hetkel, kui ma läksin tagasi Matteuse 6. peatüki juurde ja kahetsesin muretsemise ning hakkasin valguses käima, sai üliväga sõna mulle taas valguseks. Ülivõimas sõna mulle taas valguseks. Mul kulus 3 kuud või rohkem, et Matteuse 6. peatükist välja tulla. Kui teete, ta elas 6. peatükis 3 kuud. Ja mina mõtlen selle peale, inimesed otsivad, et Jumal, mis on su plaan, mis on see. Mina mõtlen, Nancy rääkis oma lugu, ta otsis Jumala tahet ja plaani ja ta veetis aega 3 nädalat Jumala sõnas, palves, otsides. Amen. Ja ma olen rääkinud, Beni Hinn tahtis Jumalalt, ta veetis 19 päeva. Ja Jumal, ma enne siit ära ei lähe, kui ma saan sinult. Amen. Et see ongi see tihtipeale, me ütleme ühe teise palve, aga meil ei ole seda püsivust seista Jumala sõnas või selles, et ta ütleb, ma olin 6 kuud sellest, ma ei tulnud enne välja, kui see oli täielikult lahendatud. Amen. Jumal ootab oma lastelt kuulekust. Kuulekus on põhimõte, mille järgi Jumal oma laste heaks tegutseb. Kas Jumal ootab oma lastelt kuulekust? Kas sina oma lastelt ootad kuulekust? Sest ka Jumalal pole vale oodata sinult kuulekust. Oled sa Jumala laps? Oled Jumala laps? Järelikult sa pead olema oma isale sõna kuulelik. Seega lubasin issandale, et ma ei muretse enam kunagi. Ma ütlesin, et ma ei ole enam kunagi heidutatud ega kurb. Kõik see tuleb kuradilt. Paljud aastad on möödunud ja ma pole enam kunagi muretsenud. Mure on suurim kiusatus, millega ma kunagi silmitsi seisin. Samuti pole ma kunagi olnud heidutatud ega ma pole kunagi ennast haletsenud. Olen mõnes inimeses pettunud, aga ma pole kunagi lasknud neil ennast hetkegi heidutada. Jumal ütles, et ma ei peaks millegi pärast muretsema. Jumal ütles, et ma peaksin olema sõna tegija. Meil peavad olema usule vastavad teod. Amen. Siin ta räägib ühe huvitava loo. Mul kulus kaua aega, et ma oma naise muretsemisharjumustest vabaneda. Et naisel oli siis tema abikaasalega muretsemisharjumused. Nüüd on ta muretsemisest lõpetanud või on vabaks saanud. Aga kui me esimest korda abiellusime või alguses abiellus olime, ei teadnud, et muretsemine on patt. Näiteks kord, kui meie 2 last olid väikesed, sai ta minu peale millegi pärast pahaseks. Lapsed olid alles beebid ja me läksime siis koju. Tema hoidis 1 last ja mina teist. Järku ütles ta, ma ei usu, et sa muretseksid, kui me lastega kohe surnult maha koguksime.
Ma ütlesin, muidugi ei muretseks. Ma oleksin rumal, kui hakkaksin siis muretsema. Mis kasu oleks hakata muretsema pärast seda, kui te olete juba surnud? Näete, muretsemine ei tooks mu perekonda tagasi. Muretsemine on rumal, muretsemine ei saavuta kunagi midagi produktiivset. Jeesus ütles Mattuse 6.27, pärast seda, kui ma seda oma naisele rääkisin, arvan, et see ajas veel asjad hullemaks. Aga lõpuks nägi ta Jumala sõna valgust selles küsimuses. Kui me ei ole sõna tegijad, siis me petame iseendid. Ja Koobus ütles, aga olge sõna tegijad, mitte üksipäinis kuuljad, pettes ise ennast. Olge sõna tegijad, mitte ainult kuuljad. Kui sa ainult kuulad ja ei tee, mida sa teed, sa petad ise ennast. Piibel ütleb ka 1. Peetrus 5.7. Heitke, kui palju? Kõik oma mured tema peale ja tema peab hoolt teie eest. Amen. Laiendatud ütleb, heitke kõik oma mured, kõik oma ärevus, kõik oma mured üks kord ja kõik. Ja see sõna jäi ära, jah? Siin on alatiseks, see ongi õige. Üks kord ja alatiseks. Ühe korra, sul on mure, annad mitu korda Jumalale ära selle. Ühe korra ja sa jätad selle sinna tema peale, sest tema hoolitseb teie eest sügavama kiindumusega ja valvab teid väga hoolega. Amen. See on usutegu. Sa tead, järjekord usutegu. Kõik usuvad seda kirja kohta. Kõigile meeldib see kirja kohta. Mis on tegu? Jumal, see on mure, see on probleem. Ma annan selle sinu kätte, ma ei tea, kuidas sa selle ära lahendad, mismoodi selle ära lahendad, see on sinu käes, ma andsin selle üks kord ja jätsin selle alatiseks sinu kätte ja ma ei kavatse enam kunagi muretada ja mõelda selle peale. Amen. Ja kui me võime jätkata oma probleemide pärast palvetamist, aga kui me jätkame me võime oma probleemide pärast pidevalt palvetada, aga kui me ei anna need Jumala kätte ja jätkame nende kandmist, siis me saame kogu aeg lüüa ja me oleme kogu aeg kaotajad. Sest Jumal tahab sinu jaoks midagi teha, ta ei saa sinu jaoks midagi teha, kui me ei anna tema kätte. Ja kui me ei kuuletu tema sõnale, ta ei saa midagi teha. Ta saab sinu murede eest hoolitseda siis, kui sa annad need tema kätte. Kui me ei anna neid tema kätte, ta ei saa teha. Me peame kuuletuma tema sõnale. Ja see on igas olukorras, igas situatsioonis. Amen. Ja miks ta ei saa teha? Me ei tule tema juurde tema sõna tingimustel. Me peame tingimustel. Selle tingimus on mis asi? Heida oma mure tema kätte, anna see temale üle, ära mõtle sellele, ära muretse. Ja kui sul ei ole ühtegi mured, jääb sul ainult tänada, ülistada, kiita Jumalat. Amen. Üks asi on, kas tihtipeale on see, et selles olukorras on see, et me loeme Jumala sõna ja me ei saa aru, kuidas see töötab, mismoodi see töötab. Isegi hoolimata sellest, kas me saame aru või ei saa. Piibel ütleb, et Jumal täidab kõik sinu vajadused oma rikkust, mida Kristus Jeesuses. Kuidas ta teeb, tihtipeale me ei saa sellest aru, me ei saa talle isegi ette kirjutada seda. Aga kui me teeme tema sõna järgi, oleme kümnesilmaksjad, tavab taevalugud, anname muret, hoolitseb selle eest. Me peame kasutama ja käituma sõna baasil, isegi kui me ei saa sellest aru. Kuidas see töötab, mismoodi töötab? Kas sa jätad näiteks, toome lihtsalt näited füüsilisest maailmast. Kellel on kodus pesumasin? On sul pesumasin kodus? On? Kellel on vanem mudel, kellel on õige mudel? Vaata, kui sul oli võib-olla vanem mudel, Riigat mäletate, on ja? Panid vee sisse, all oli mootor, käis ringi, sa said aru, kuidas see töötab. Võib-olla sa ei saanud täpselt aru, kuidas elekter selle mootori tööle panib, aga nüüd on sul nupud.
On ju nii? Sa paned pesu sisse sinna, sul on programm, sul on õpetus, sa loed selle läbi, vajuta seda nuppu, sul on 60 kraadi, 1200 pööret, mis iganes. Ja sa naudid neid hüvesid, mida pesumasin sulle pakub. Aga kas sa saad aru, kuidas ta seda kõike teeb? Kui sa võtad selle lahti, sa näed ühte mikroskeemi seal üleval, see on rohelist värvi paljude täppidega. Ja pisikisi vidinaid küljes. Sul pole õrna aimugi, mis need vidinad seal teevad. Sa tead, et sa annab sulle tabloole numbri, see vidin kuidagi saadab informatsiooni mootorile, annab informatsiooni kütteelemendile ja sa naudid, sa ei saa aru, aga sa naudid seda, mis seal on, sest sa tead, kui sa seda teed, see töötab. Sama on Jumala sõnaga. See töötab. Me ei pea aru saama, kuidas see töötab. Me lihtsalt peame tegema selle järele ja Jumal teeb ülejäänud kõik muu. Amen. Või teine lihtne näide on see, võtame printerit. Oled sa printerit kasutanud? Võib-olla vanasti oli natukene lihtsam, oli juhe taga, sa kuidagi mõtlesid, aga nüüd on meil juhtvabad printerid. Ma võin võtta oma telefoni, vajutada nuppu, panna sinna mingi hästi keerulise pildi, paljude täppidega, paljude detailidega ja meil on siin printer, kuidagi läbi õhu see pilt liigub ruuterist ta liigub siis läbi õhu kuidagi printerisse ja printer tunneb ära, mis ma sinna saatsin ja otsustas panna selle pildi paberile. Kas keegi teab, kuidas see teeb? On sul õrna aimu, kuidas see juhtus? Kuidas on võimalik, et see pilt siit läks läbi õhu? Ma võin siit võtta, ühtegi juhet taga ei ole ja läbi õhu läheb, ruuter on akna laua peal, läheb sinna ruuterisse, see ruuter saadab kuidagi läbi õhu selle pildi printerisse, printer tunneb ära selle pildi ja paneb selle A4 paberile ja paneb kõik võimalikud värvid ja meil on ainult tegelikult seal sees must, mis need põhivärvid on, kollane, punane ja sinine vist on need põhivärvid või? Ma ei tea, ma pean vaatama. Seal on ainult 4 värvi sees. Ma võin saada, printer suudab segada need värvid kokku ja anna mulle 1 000 000 erinevat tooni. Ja see kõik läks läbi õhu sinna. Meil pole õrna aimu, kuidas see töötab. Võib-olla kui me hakkasime õppima ja uurima ja isegi võib-olla nemad ei saa aru, nad toovad sulle mingi detailid, see läheb, ometi nad, kuidas see läheb sinna, nad avastasid kuidagi läbi õhu läheb see sinna. See ongi see, mis me saame kasu sellest, me kasutame seda, sest see töötab. Ilma aru saamata. Sama on ka Jumala sõnasse, me peame seda lihtsalt kasutama. Usaldades, et see töötab. Sest Jumal on oma sõna taga. Kuidas ta teedab meie vajatused? Kuidas haigused Jeesuse peale pandi? Kuidas Jumal meie mured lahendab? See pole enam meie probleem, sest me usaldame tema sõna. Tema on ustav, Jumal on ustav, tema sõna on ustav, Jumala sõna on üks ja see toodab meie elus alati vilja. Amen. Halleluuja. Päris palju veel, aga me jätame täna jälle poolelisi ja lähme järgmine päeva edasi. Amen. Aga see ongi see, et lihtsalt võtame ja usaldame Jumala sõna, mis seal on, aga paneme ta praktikasse. Kui me istume ja ootame, et midagi juhtuks, mitte midagi ei juhtu. Kui me ei võta ja jõuda meil Jumala sõnaga, kui me ei võta ja ei räägi välja sõnu ja me ei pane töösse seda, siis meie usk on tõhutus ei tööta. Sõnad meie suus, usk tuleb kuultust. Ja vaata, üks kurb asi, mis me peame aru saama, mis ma enne tõin välja, on ka see, inimesed ei tee tihtipeale seda heaolu ühiskonnas, sest aga ma ei teinud, ma ei ole aasta aega teinud, midagi pole juhtunud. Kui paljud on, ma olen kuulnud, aga ma pole kogutuses käinud, midagi pole juhtunud. Aga miks me peame ootama seda päeva, kui juhtub midagi, ma pole valmis selle jaoks? Kui Piibel ütleb, et kurat ei maga, ta käib ringi, otsis mörgel, ta vaatab, et sa oled veel natukene tugev. Minul võttis see 5 aastat aega. Enne kui see läks mulle maksma elu. See oli see, kui kaua võttis kuradil aega, et mind Jumalast saada piisavalt kaugele, et hävitada minu elu. Mõnel võtab rohkem, mõnel vähem. Aga miks me üldse peame sinna minema?
hoiame kinni Jumala sõnast, oleme maailma valgus, oleme maasool, viime evangeeliumi kogu loodule ja ühel päeval me seisame Jumala ees, Jumal saab öelda meile hästi tehtud, see hea ja ustav sulane ja kui me läheme talle pulma, me saame tulla tagasi Jeesusega ja me saame valitsema koos temaga siin maa peal. Amen. Aga see nõuab teatud pingutust meie poolt. Amen. Ja see saab alguse sellest, me paneme Jumala sõnad oma suu, me räägime õigest sõnu välja ja see on igas elu valdkonnas, kui tervises. Kui palju teist usub, et Jumala tahab tervendada? Absoluutselt on tervendaja Jumal, absoluutselt. Siis järgul meil tuleb rääkida tervist oma ellu. Amen. Samamoodi on vaja tegusid teha, on ju. Ära tee mitte midagi oma ihuga, mis teda haigeks teeb ja hävitab teda. On ju. Samamoodi me teame jõukust, me teame rõõmu, me teame rahu, me teame murevaba elu. Piiblis on kõik kirjas. Kui suures Piiblis on olemas iga probleemile lahendus meie elus. Aga mõne ütleb, et mul on siuke mure ja Piiblis see kirjas ei ole, siis Piibel ütleb, ei ole enam. Heida oma mure Jumala peale, ta peab hoolt sinu eest. Ükskord ja alatiseks. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesume, sa oled hea ja ustav ja püha Jumal. Enne kui me läheme, täna on emadepäev. Head emadepäeva. Kelle pole veel öelnud. Mõtelge, milline privileeg on sinu lastel näha sind mitte kunagi muretsemas. Ta näeb, kuidas sina kannad Jeesust. Sa oled valguseks ja nad õpivad sinult. Mitte muretsemist. Nad õpivad sinult Jeesust. Nad õpivad sinult käima sellel teel, võidukal teel. Miks? Sest sina oled neile eeskujuks. Amen. Ja kui tulevad raskused ja probleemid, nad teavad, mida teha. Nad ütlevad, ema, palvetame koos, seisame koos usus. Sest ma näen, et sa käid koos Jeesusega. Ma tahan olla nagu sina, sama püsiv Kristuses. Amen. Milline au oleks see emadel. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesus Jumal, sa oled hea ja ustav, püha Jumal, sa oled õiglane. Isa, me täna, meil on privileeg tunda sinu sõna, käes sinu sõna. Ja Isa, anna meile rohkem tark sinut vaimu, sinu tundmises, valguta rohkem ja südame silmad, Isa, et me teaks, mis on see loots, milleks oled meid kutsunud. Me võiksime käia sinu sõna valguses, võiksime käia koos sinu sõnaga ja olla valguseks inimestele meie ümber. Isa, me anname sulle au ja kiituse ja tänu. Ja ma tänan, et sina ja sinu sõna olete üks. Sinu sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi või teeb seda, milleks on välja läkitatud. Ja Isa, me tänan kogu südamest, et sa teed imelist tööd, armsa kalli püha vaimu läbi meie südametes Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen, amen. Halleluja.